Pikaajaline sponsor meil on olnud Tubli külaelanik. Tere. 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 Mina olen Tere. Tere. Annika, tere. Kui kena see on. Tere. Mina olen Et see oli siis meie külaplats ja sellel kevadel alles saime selle maa munitsipaliseeritud valla poolt ja augustis saame siia kena mänguväljaku. 2008 alustasime ja kõik need on tehtud siin on üks tubli poiss, üks Heiki oli ka veel, ühte meest ei tulnud, kõik on neile omal tehtud. See on meil koogioksjoniga korjatud raha suplusranna jaoks. Ja nad ikka toetasid selle materjaliga ja kõik oma mehed on teinud, naised käivad koristamas. Kodukandil on üks väga tore traditsioon, et kinkida aastaküla nominantidele mingisugune kas puu või põõsas. Selleks aastaks on see torkapuusk või õbekuusk. Ja ma tahan teile selle üle anda. Selle kuuse sponsorluse kõrval andis Kodukandile nurgapuukool. Nii et kui te tahate osta endale väga häid istikuid, siis palun minge nurgapuukooli. Ja ma loodan, et te leiate endale kuskil ilusa toreda koha. Nii et... Jah, aga aitäh! Oleme siin juba 95. aastast ja müüme siin tehnikat Eesti põllumeestele. Kirikülale, nii küla kirikule oleme nagu sellest põhimõttest lähtunud ja tahame ka, et see keskkond ja need inimesed, et nendega hästi läbi saada, et siin oleks ilus küla, et kui ka siia tulevad, naabermaakondadest või teisest Eesti otsast inimesed, et siis nad näevad, et siin nagu elu käib, et see on nagu tähtis meie jaoks. Ütleme, kõik on nii-öelda omavahel seotud ikka. Ise nad külapäevale aega tulla ei saa, aga iial ära ei ütle, kui see abi vaja on. Sellega on põhimõtteliselt nii, et kes autoga oskab sõita, saab sellega ka hakkama. Vaadake, veel naisterahval on eriti siin ja tuvahe. Tasapisi ju kõik areneme, et ega siis kirikut ei hakka just ehitama, aga kui on võimalik toetada, siis ikka toetame, sest külainimesed on ka nagu meid aidanud ja väga hästi suhtunud meie tegevusse. Külarahvas paneb ka ise alati käe külge nendele asjadele, mis siin külas on juhtunud ja toimunud, et mitte ei alati valla abi ootama. Eks laululava on rahva tehtud, et teistes kohtades küsitakse valla käest, et miks meil laululava ei teha näiteks. See on nagu eriline, jah, see on eriline. Nad tahavad seda teha, neil on siin lapsed, neil on siin juured, neil on siin kodu, elavad siin ja praegu me ei taha mitte kuskile minna. Meile meeldib siin elada, meile meeldib olla Eestimaal, meile meeldib olla eestlane ja Maaritsa külaliige või Vissi või Pööteri külaliige. Et meile meeldib see kodu, mis on meie kodu. See ongi miks. See on kodu. Eks kõik vajame me tunnustust ja kui Maaritsa saab aasta külaks, see on ju väga positiivne. Aga eks see on eelkõige tänu kohalikele inimestele. Mulle meeldib see, et rahvas tuleb välja, kui vaja. Ja tuleb ilma ütlema. Üks ikka hulde vees olema, kes ikka veab seda positiivne. Ma olen sinnist saadik teistkude kodus. Küla on ise väga kokkuhoidev, võetakse uustulnukad ka hästi vastu. On armas rahvas, soe rahvas ja ühtne tunne ja see küla väärib tunnustust. Kokkuhoidev küla, palju arutatakse koos asju, eestvedaja on asjalik. Kui ei oleks sellist toredat eestvedajat, kas meil siis rahvas nii väga kokku tuleks. Aga seda tahan ka öelda, et mina olen lihtsalt uhke Maaritsa küla üle, et see kogukond tõesti siin niivõrd kokku hoiab, aga tõesti me kõik tulemegi ja me teemegi ja see tunne, see ühtsuse tunne. Tegelikult see teeb külast küla ja selle kogukonna, et sa tunned kohe, et mul on siin hea olla ja ma olen uhke selle üle, et ma olen Maaritsa inimene, sest meie inimesed on niivõrd kokku hoidvad. Ja me võtame kõik kõõrad, kes tulevad siia vaikselt juurde. Kui rõõmus rahvas, siis on kõik rõõmud. Me oleme ju kõige paremad ja kõige ilusamad ja kõige tublimad ja meil on kõige ilusam küla. Armastame, hoiame, väärtustame, mis meil on ja seega me oleme parim küla. Väga ilus. Tule Kersti! Need külad on kõik super. Teie oma ka selle super sees. Ma saan aru, homme nõutakse meie käest võimatut
et me peame midagi tegema, aga ilmselt me istume siis väga kaua kuskil. Nii et veel kord suur aitäh teile ja nii, aitäh. Nägemist ja aitäh.